6. käik. Palavad tervitused Eestimaa südamest Tartust. Sorry Paide rahvas, aga täna on Tartu Eestimaa süda. 6. käik on tulnud välja oma umbsest stuudiost Tartu, näete ise, Kaarsilla kõrvale, kui mitte öelda alla. Roland Poom, truu abimees ikka minuga, saatejuht Gunnar Lehest ja minu nimi. Nagu ikka, ühtegi nädalat ilma Gunnarit enam viimasel ajal ei saa ja jätkub see asi ka sel nädalal. Aga ja, nagu sa ütlesid, palavad armastused. Eesti ilm ei ole meid võib-olla täna liiga palju aidanud, aga ma arvan, sellise rallimelu keskel omamoodi põnev ja tegelikult teeb just põnevamaks võib-olla, sest ma arvan, enne kvalifikatsioonikatset võisime arvata, nagu, mis tulemused tulema hakkavad. Aga päris palju üllatusi oli seal. No ma pean ütlema, et ilm on tõesti selline, et fotograaf muretses natukene, kas meil saab see asi siin salve võetud, aga siis CNN teeb ju otse reportaaže orkaani keskelt südamest põhimõtteliselt. Ja siis pärast vaatab, kas reporter ellu jäi. Aga meil ei ole siin muret. Gunnar, sina oled juba tegelikult mitu päeva Tartus olnud, on ju? Kolmapäeva õhtul saabusin. Ja, mis siis täpsemalt toimub? Mina saabusin täpselt 15 minutit tagasi. Mis siin täpsemalt toimub? Kuule, ma isegi tean, mis toimub katsetel. Me käisime eile Urmo Aavaga, lugege Delfi spordist. Räägi paari sõnaga, kuidas oli? Reportaaž, no ei päev, ütleme 4 tundi. Reportaaž siis direktori kõrval olin töövarjuks ja Urmo võttis iga kõne vastu, et hoiatan, mul on siin töövari Delfist. Et kui on salajutt, siis pean autost välja minema. Aga Urmol oli tol päeval see Toyota, mis tal oli, ei tahtnud selles mõttes koostööd teha, et ei lasknud telefoni lahti ühendada. Et isegi kui ta oleks tahtnud, ta vägisi lükkas selle Bluetoothi sisse tagasi. Auto teadis ajakirjanik on sees. Ei, väga põnev päev oli selles mõttes, läksin ümber lükkama müüti, et kõik toimib ka ilma Urmota. No jah. Ei toimu? Toimub, aga on turvalisem, kui Urmo mingid asjad üle kinnitab. Okei. Väga lahe. Aga keskväljak on, ma ei ole ise sinna veel jõudnud. Kas Raekoja plats tähendab, kas see on sarnane eelmise aastaga, teist pidi on asi? Lava siia ei paista, lava on seekord Raekoja platsi ees. Tegime just Magnus Müürsepa ehk siis selle avatseremoonia bossi produtsendiga intervjuu ja küsisin, et kas kinnisvara hind ehk siis rendi hind on kallim siinpool või sealpool. Ei, Raekoja pool pidi kallim olema. Okay. Aga 17.30 teeme siis otselülituse, mitte otselülituse, vaid kannamegi üle seda avashow'd ja behind the scenes spordireporter ja kroonikareporter toovad siis värsked muljed lava tagant, lava pealt, lava alt, äkki lastakse sinna ka. Ühesõnaga vinge värk hakkab täna pihta. Delfi ja 6. käik teevad ülekandeid mitu tükki. Ma ise jälle pole ausalt graafikut veel vaadanud. Nii see nüüd 1 on ju homme 2 ja pühapäeval jälle 2. Et igal juhul tuleb sisu palju. Proovime intervjuusi saada, proovime sõitjad kinni haarata servicepargis, vaatame, kui kiire kellegil on. Ja selline see nädalavahetus läheb. Aga vaataks kiiresti äkki tulemused ka üle. Äkki sul on värsked shakedown ja kvalifikatsioon? Moodne tehnika ajastu, võtame telefoni lahti. No vaba treening siis, ehk siis shakedown. Robert Virves võitis umbes täpselt 1,5 sekundiga Georg Linnamees. Tegelikult oli ka arvatav. Olud olid ka sellised kuivad, head tol hetkel veel. Ja ma arvan, see Virves ja Linnamee võitlus oligi nagu suht ette aimatav, mis seal tulema hakkab. Ja edasi Mikko Maček seal kuskil 0,4 Linnamee taga, et tegelikult see edasi seal top 3-st oli päris ütleme tihe, 1.57, seal sees oli 1, 2, 3, 4, 5, 6 meest oli sekundi sees. Nii et väga põnev igal juhul, aga ma arvan, et eelmist nädalat vaadates peaks vaatama, kus Martin Sesks on. Tema sõitis siis 7. aja välja ja kaotust 2 sekundit natuke peale Virvesele. Et tundub, et vajab võib-olla see autoswitch natukene aega, et eelmine nädalavahetus ju sõitis ralli 1-ga. Okei, shakedowniks, räägime nüüd õigest asjast või? Vaatasin ülekannet ja hoopis teine tunne on, kui ikkagi, see ei ole mingi treening, see on ikkagi nagu päris asi. Mehed läksid andma. Seal tegelikult, ma ise vaatasin ka, ma küll sõitsin jälle, aga nagu ei vaadanud, vaid kuulasin siis. No kvalifikatsiooni katse Linnamäe kas üllatuslikult, mitte üllatuslikult, võib-olla ikkagi võitis ära. Ja järgi Bulgaaria rahvuskangelane, kellele järgnes siis soomlane Mikko Heikkila ja tegelikult teine, kolmas koht seal 0,6 sekundi sees ja Linnamäe võttis 0,8 sekundiga umbes kvalifikatsioonikatse võidu. Virves
kukkus natuke allapoole, 4. koht ja kaotust 1,2 sekundit. Nii see tähendab, et Linnamäe stardib 10. Jah. On see hea või halb? Ma arvan, et see on okei. Selles mõttes ma arvan, et 10 on ikka väga okei juba tegelikult. Isegi vihmaga? Ma arvan, et esimene ring võiks olla okei küll, et seal ei tohiks olla mingit probleeme, sest Urmo on ikkagi rääkinud ju meile ka siin aastad läbi, et see pinnas on läinud tugevamaks, nad on teinud seda pinnast tugevamaks, aga eks me näeme lõpus nagu päris ralli ajal, et kui me oleme harjunud, kui need nii-öelda ralli 1 autod lähevad läbi, et mis sealt järgi jääb, on ju, aga ralli 2 auto ikkagi on nagu teine asi, et see teoreetiliselt ei tohiks. Ott Tänak tuleb järgi. Ja Ott Tänak tuleb järgi, et see ralli 2 auto ei tohiks nii palju teed lõhkuda, kui seda teeb ralli 1 ilmselgelt. Aga no põnev saab igal juhul olema ja kindlasti eriti põnev saabki olema 2 Eesti mehe võitlus ja kes sinna suudab veel sekkuda, kas lätlane Sesks suudab sekkuda sinna, kas poolakas Maček suudab sinna sekkuda, kas Bulgaaria rahvuskangelane suudab sinna sekkuda. Ma kardan, et suudab. Ma kardan ka, et tegelikult kõik tüübid tundub päris heas tempos. Hayden Paddonil läks päris tuksi see kvalifikatsioonikatse, kes oleks võinud ka teoreetiliselt olla üks nii-öelda heitlejatest seal eesotsas, aga põhimõtteliselt vist üks kehvemaid aegu, sest startis esimesena. Lisaks ilmale ma julgen arvata, et rolli hakkab mängima ka see, kuidas keegi endale legendi pihta pani, sest osad ju said veel tutvuda rajaga, no eile pool päeva ei sadanud, pool päeva sadas nii-öelda. Et kui sa oled ikkagi mingi katse ja mingid kurvid pannud kirja kuivaga, siis märjaga, ma ei tea, kas need numbrid ka reaalselt muutuvad, mis see kaardiluga seal ette loeb? No oleneb, kes kuidas legendi kirjutab, et kas on kiiruslik legend või nii-öelda nurgaärge legend, et kui keegi kirjutab kiiruslikku legendi ja üritab hinnata, mis kiirusega sealt läbida, siis see võib minna nagu veits trikiks küll. Kui kirjeldatakse nurgaärgi, siis nurk jääb ikka samaks. Aga pigem on, ma arvan, legendi puhul küsimus see, et varasemad aastad on ta nüüd olnud WRC-etapp, ehk siis ERC mehed ei ole siin käinud tegelikult enamuses. Ongi Eesti poisid, on ju. Jälle võime tuua Sesksi näiteks, kes tegelikult viimati sõitis siin aastaid päris mitu tagasi ikkagi. Aga Eesti... 20 ja 21 ja oli poodiumil selles junior WRC-s. Mõlemal korral. Aga mis on nagu minu meelest Eesti eripära on see, et iga aasta need teed lähevad aina laiemaks. Ja kui ma arvan, minu meelest hea näide on, kui tuli näiteks Esa-Pekka Lappi ERC ajal siia sõitma Eesti meestega võidu, ta ei saanud pihta, sest eestlased teavad, kust võib lõigata, kui laiaks need teed võib sõita. Ja siis nendele, kes siin nagu varem väga sõitnud ei ole või on pikk paus sees, siis see kuidagi ei tundu loogiline lihtsalt nagu silma järgi hakata sealt kuskil autoga kuskil võsasest minema. Aga tegelikult need teed on ülilaiad, ülikiired, silmaga see võib-olla lihtsalt ei tundu selline ja need, kes pole aastaid käinud siin, nende jaoks võib see nagu keeruliseks saada, vähemalt esimene ring. Jaa, lõikamisest rääkides siis need antikat, need punaseid poste on ikka oma jagu. Ma ei tea, kuidas Rally Estonial tavaliselt on olnud, kas pigem liialdatakse nendega või võetakse tagasi? Eks sõitjatele ei meeldi need kunagi, et see on selline ebamugav asi, ta ei ole ju suur, ta on siin, ma ei tea, maksimum poole meetri kõrgune, et nurga tagant teda ei näe, kui kuskilt kurvi tagant tuled. Aga jälle võib-olla üks eripära, iseenesest Soomes on ka need olemas. Soomest võetigi nii-öelda šnitti minu meelest, et neid siia tuua. Aga need on kindlasti olulised, et muidu see tee lihtsalt sõidetakse nagu täiesti sirgeks ja see ei ole enam mõistlik. Tee on ju ka kellegi oma. Täpselt, ja keegi peab need pärast ära hooldama. Et selles mõttes nad on kindlasti siin vajalikud. Olles eile siis läbi sõitnud mõned katsed ja need läbipääsuteed ka, mis ei ole küll katsete osad, aga mis Urmo Salamisi soovib, et kõik teed oleks põhimõtteliselt nende omad. Et siin on lahe tee ja siin on lahe tee, aga siin ei saanud maaomanikuga kokkuleppele. Ma hoian peas kinni, ma ei usu, kuidas see võimalik on, et sa ei taha, et sinu hoovi tagant põhimõtteliselt ralli mööda läheb. Kinnisvara hind tõuseb ju 10% nagu hoobilt. Kopter lendab üles, võid, ma ei tea, heinapallidest ehitada sinna, ma armastan Karste valdana. Või võid teha omale telgiplatsi välja müüa, telgi kohta. Eks jah, kõik tundub, et ikkagi iga eestlane ei ole rallifänn. See on ilmselt fakt, et kui sellised probleemid tekivad. Võtame, kui sinu peaks, mis Virumaa ralli on sinu kandis? Viru ralli, jah. Et kui tuleb korraldaja ja ütleb, et kuule, sul on päris äge hoov, me tahaks läbi sinu hoovi sõita. Kas sa lubaksid? Muidugi, sulge. Kui muru üles künnata. Aga õnneks on vaata kõik killustatud ikkagi katse peale. Kusjuures nendele maaomanikel pakutakse, et me teeme teie küla tee korda. No ülikõva. Nagu ei. Ei, absoluutselt. Et selles mõttes minu meelest ralli puhul on see nagu üks asi, et need autod võivad läbi sõita sealt ja selle tee tuksi keerata, aga tegelikult need külavaheteed tehakse pärast nii korda, et need pole kunagi nii korras oldki, et nagu selle peale võib-olla tihti peale ei mõelda, aga ma arvan, et tegelikult korraldajad ikkagi oma tiimiga nagu üritavad seda ikkagi
tutvustada, et pärast ju seal on suur töö pärast, et need teed teha korda ja kõik augud, mis siin talvega on tekkinud ju tegelikult sillutakse ära pärast. Et ilmselgelt on see tee olukord pärast parem. Seda ma võin ka öelda, et maaomanikud ja eramaja omanikud, kes katsete äärde jäävad, on ikka valmistunud Rally Estoniaks. Muru on niidetud triiki. Need on rallifännid. Wimbledoni muru on põhimõtteliselt Eesti maalastel hoovis, et see, mis sa ju onboardist ju näeb, kopter sõidab üle ja sul on niitmata. Naaber kohe tõstab kõne peale. Ja näitad siin oma küla halvas valguses, on ju. Aga me saame kiita ka, Urmo rääkis, et poolakad, kui on käinud külas, siis ütlevad ka, et vau, mis hoovid teil on. Ja. Ei, selles mõttes jätkuvalt, tegelikult me oleme podcastis ka rääkinud seda suht palju, et kas sa lähed Poola või lähed Lätti. Võib-olla isegi natuke Soomes kuskil on seda näha, et tegelikult Eesti rallifänni ongi see koduomanik ja kõik nagu nad kõik valmistuvad selleks, nad teavad, mis siin tuleb, kõik tehakse ilusaks korda ja tegelikult Eesti kõik need külavahed, kus läbi sõidab ralli, on nagu, kõik on ilus. Ei taha üldse nagu kellegile puid alla panna, aga mõnes naaberriigis sõidad kuskilt läbi küla ja vaatad, kuhu kurat sa nüüd sattusid. Et selles mõttes on lahe, et kindlasti sõitjatele on see ülioluline, tekitab ikkagi ägeda emotsiooni, et kus sa sõidad üle sõite, kõik on ilus, kõik on äge loodus ja minu eest Eesti suur pluss on see igal juhul. Ja kunagi ei tea, millisesse hoovi võib mõni võistleja ennast parkida. Mäletame Formo, mis riigis oli, Horvaatias või? Ja kuskil parkiski kellegi hoovi, selles mõttes väike spinn ja oledki välja ei saanud. Ja, enda kogemusest, tähendab mitte enda kogemusest, ma olin raja ääres ükskord vaatasin ja minu ees siis sõitis üks sõitja otse sauna. Vahepeal võib vihmarükk. Paneme ära, sõitis otse sauna ja sauna keris kukkus kokku saunas. Ai, võisin kutsuti vähemalt sisse. Aga sauna omanik oli väga rõõmus, ütles, et ei ole hullu ja juba ilmselt korraldas ära ka, et ei, kõik saab uue sauna või uue kerise ja kõik on hästi, et see oli lahe, et omanik ise oli väga positiivne, ei olnud hullu, et see sauna sein oli veits vildakas ja keris oli pikali. Aga räägime sellest ka, et nagu ilmselt kõik on juba tänaseks aru saanud, et me ei sõida MM-etappi, me sõidame EM-etappi. Natukene harjumatu selles mõttes, et Roland, sa teadsid, et täna ei ole neljapäev. Täna on reede. Täna on reede, jah. Ja see nõuab nagu peas harjumist, eks. Kusjuures ma panin sellega juba pange hommikul. Kuidas? Et ma arvasin, et äratus reedeks, aga neljapäevaks aga ärkasid reedel. Päris mitte nii, aga ma korraldasin mingeid asju, et ma kuidagi arvasin, et täna on neljapäev ja pidin tegelikult oma võidusõidu kombet laenama ja siis kuidagi järsku... Kas mõnele mehele, kes siia tuleb? Ei, ühele teisele võistlusele Lätis. Aga võt siis järsku ma sain aru, et kurat reede on käes, et ma tahtsin neljapäeval kätte saada juba. Ja vastupidiselt siis nagu üldlevinud arvamusele, et see kuidagi lahjem oleks. Ma ütleks, et konkurentsi ja Rally 2 autode mõttes eriti pigem ei ole. Meil on sellised mehed nagu Mats Ösberg, mäletad sellist venda? Absoluutselt, loomulikult. Hayden Paddon, nii, Martin Sesks, uus staar on ju. Et pluss veel kiireid Rally 2 mehi, sa nimetasid selle Bulgaaria rahvuskangelast. Siin on mingid uued mehed, Franceschi, keda pole varem kuulnud, aga juhib ERC sarja 3 etapi järel. ERC sarja puhul ongi võib-olla lahe just see, et sa ei tea, kes võidab tegelikult. Et okei, me oleme täna Eestis, meil on 2 Eesti kutti siin ees sõitmas nagu raju tempoga kindlasti. Aga kui sa lähed ükskõik mis teisele võistlusele, siis sa ei tea, sul on seal, ütleme, 15 meest, kes põhimõtteliselt võita. Et ERC-s me oleme ikkagi harjunud, et seal 3-4 meest on, kes on suutelised etappi võitma, siis siin on see hoopis teistmoodi. Ja ma arvan, vahel see päris huvitav võistlus, mida vaadata ja mida teha siin koha peal. Aga tegelikult ka nagu Urmo kuskil intervjuus sul ütles ka minu meelest, et me ei saa ikkagi nagu alahinnata WRC-d, et see on ikkagi maailma absoluutne tipp. Ja siinkohal tasukski lisada, kes ei ole veel vaadanud, lugenud, siis eile esialgne kalender tuli välja ju, WRC kalender. Ma nägin seda mingis foorumis, jah. Aga väidetavalt seal Rally Estonia WRC etappine sees, see on kinnitamata kalender. Ei, see on selge, et Delfi on järgmine aasta ka sponsor ja WRC on Eestis, et see oli varem. Aga lihtsalt uudis on see, et Poolat seal ei olnud. Poolat seal ei olnud, aga ma arvan, et see on ka... väga suur üllatusega. Et see ei ole üllatus, sest Poola, ma isegi ei tea, kui Shakedowni, Poola rallis Shakedownil pandi ju katse seisma 40 minutiks sellepärast, et korraldajad said aru, et me unustasime mingi lindid panna katse äärde. Et nagu rahvas tuleb katse keskele, sest pole kuhugi linte. Ma olen kuulnud, külapäev räägitakse, et ka turvameeste kainusega oli probleeme. Jaa, ma kuulsin ka seda, mis on nagu täitsa sürn,
et kui niimoodi asja korraldada, siis ma arvan, et ega sellisel rallil ka kohta ei olegi kalendris, sest nagu me teame, meil on nagu mega palju rallisi, kes tahavad tulla. Küsisin, täna käisime ka reiskontrollis. Reiskontroll ei ole enam ERMi kuskil all keldris pimedas nurgas, vaid on Tehvandi staadioni hoone 4. korrusel. Parem vaade kui keldris. keldris. Vaade põhimõtteliselt. Okei, see vaade on küll ära rikutud nende ekraanidega, mida nad peavad jälgima. Aga küsisin siis Urmas Rosimalt, kes on võistluste juht, et kuidas mitte teha Poolat. Ja vastus on õige, et Poola fänne ei tohi lubada. Kusjuures siinkohal... See oli küll naljaga. Aga ma lugesin mingi Facebooki postitus oli teemal, et katsed jäävad ära. Ja siis keegi poolakas kommenteeris, et ilmselgelt jäävad ära, kui kõik eestlased seal lällavad katse ääres. Tundus natuke naljakas kommentaar, aga poolakad süüdistasid eestlasi. Eestlastel on olnud ajaloolisi probleeme. Meil ei olnud Soomes ju 2000 keskel väga hea kuulsus. Et Margus Kiiver, jällegi teen promo meie tänasele LP hommikusele loole, kus ma tegin siis ralliraadio seltskonnast loo ja Kiiver käis ju 2 aastal 2004 ja 2005 käis ju Soomes tegemas raadiot. Ja ta kutsutigi sellepärast, et keegi vahepeal nagu mölliseks ka eesti keeles, et käituge normaalselt, ärge metsa põletage, ja siis vahepeal viskas sinna Märtiniga meid intervjuud vahele. Aga nüüd, No täna on ju niimoodi ikkagi nagu ka kuskil intervjuus jälle, ma kuulen intervjuusid, mis te siin kogu aeg teete Urmaga. Urma ütles, et omavahel naljatades nad on öelnud, et nad saaksid ka ilma turvameesteta ralli ära korraldada. Jah. Et Eesti ralli publik on ikkagi suures osas, ta teab, kuhu ta tuleb ja kus ta olla võib. Et Poolas on iga aasta ralli, kui pole MM ralli alt, siis on ju ERC ralli alt. Aga kas seal katsed jäävad ära? Viimati mina sõitsin 2021, ei olnud probleeme sellega kusjuures. Et tõenäoliselt kas see publiku hulk on oluliselt väiksem. Aga ikka kui suur mass tuleb kokku, siis hakkab juhtuma. Aga rääkides veel eilsest, siis käisime Leigol. Punktikatse, ma arvan, et maasikas sellel rallil, et ma ei tea, kas sa tead, aga punktikatse ei lõppe Leigol. Jaa, ma kuulsin, jaa. Lõpeb kuskil pigem sinna Nõuni poole on ju. Ja Leigo on siis nii-öelda meet point, ehk siis vahepeal jäi silm, et keegi on siin šampust tähistanud. Varakult alustanud. Ja Leigol, kui eelmine aasta tehti sellist asja, et Red Bulli mingi see wingsuit jumper hüppas. Ma ei leidnud, mis selle eestikeelne vaste on selle wingsuiti jumperi. Tuuleülikonna hüppaja. Midagi sellist. Elukutselt tuuleülikonna hüppaja. Siis, mis me veel on teinud? Rahvatantsijad on seal tantsinud, on ju. Mõtleme, mis suusatajad, Jaak Mae ja Kevin Mart Põlluste, ehk siis Tartu maratoni värske võitja aastal 21 koroona aastal tõmbasid 100 meetrit sellel mustal kunstlumel. Siis on Lube on mänginud Kontaveidiga ERMi katusel tennist. Lasketiirus on käinud kõik mehed praktiliselt. Siis sel aastal natukene tehakse koostööd Simple Sessioniga, mis oli vist 24-25 august, ma loodan, et mööda ei pannud, on siin samas kuskil Kammi vabrikus. Aga on ka Leigol. Siin on tehtud ramp ja hüppavad siis üle üks 2-kordne X-mängude võitja David Kotsiek. Loodan, et ma jälle mööda ei pannud. Ja veel mitmed Eesti sõitjad ja hüppavad üle autode, mis sõidavad nende alt läbi. Teevad seal mingid saltosid umbes. Äge on see minu meelest, et kui neid asju tehakse, siis need kõik tunduvad nagu nii veidrad asjad, et keegi ei tuleks selle peale ja nii võib-olla veits hullumeelsed on ju. See on see, mis sa näed Red Bulli videost. Täpselt, ja et see tuuakse nagu et lennuk ja vormel teevad võidu on ju. Et see on ülilahe ja kindlasti annab nagu, tegelikult ongi selle asja juures oluline, et seda meediakajastust ka väljapoole Eestit anda ja täpselt need asjad ongi, millega sa jõuad kuhugi on ju. Et kui seda ei toimuks, siis tõenäoliselt keegi võib-olla, neid klikke ilmselt nii palju ei tuleks, et kui me räägime lihtsalt klikist ja sellest Eesti suurema publikule jagamisest, aga sellised veidrused toovad kohe inimesed vaatavad, et okei, mida need tüübid teevad seal, et täitsa nagu huhuud, aga see on lahe, see on äge. Ja kui keegi veel peaks olema kuskil maailmas, kes ei tea, mis asi on Simple Session, väikses Eestis Simple Session, siis nüüd saavad need ka teada, et näe, Simple Session ka Eestis, mis asja. Ma tean küll võistlust, aga Eestis või? Päriselt. Et näidake mulle ERC etappi, kes teeb selliseid asju. Ma arvan, et ega selles mõttes ju tase on sama, mis oli WRC etapil, et keegi pole tahtnud taset alla lasta ja kui äkki oli eelmine hooaeg juba, aeg läheb nii kiiresti ei mäleta, kui Urmo ka ütles, et ilmselgelt
veits tulesi-vilesi on kuskil vähem, katsete peal vähem esinejaid äkki, sellised asjad, siis tegelikult üldine tase jääb kindlasti samaks, mis oli WRC-etapil, et seda alla ei lasta. Ja ma arvan, et see Raekoja plats siin tegelikult ka näitab ära, et see stardipoodium on jätkuvalt ka nende prioriteet ja see peab selline olema, et nad ei hakka nagu alla oma taseme mingi asjaga enam minema. Et kui see tase on olemas, siis me teeme nii ja nii on. Aga rääkides võistlejatest, kes veel on nende 15 seas, nagu sa ütlesid, Urmo Aava küll ütleb, et on 10 meest, kes võiksid jõuda poodiumile. Gregor Jeets täna hommikul meie intervjuus ütles, et on 10 meest, kes võiksid võita. Kummale poole sa langed? Ma arvan, et Eestis koha peal on see poodiumilugu veits loogilisem. Igal teisel rallil võib-olla ERC sarjas ütleks, et see võiduvõimalus. Aga Eestis, kuna see on selline ralli, et siin sõita võidu peale, siis sul peab olema siin kogemus all ja sa pead teadma, kus saab mis kiirusega läbi, et ma räägin, mis ma enne just ütlesin, et kui sa silma järgi näed ära, et see ei ole kiire kurv, siis tegelikult see on kiire kurv. Ja selliseid nüansse nagu on väga varasematest aastatest vaja, et siin võidu peale minna. Et ma arvan, et kõigil neil meestel ei ole seda, aga poodiumi peale miks mitte. Aga no rääkides, ma ei tea, peame eelkõige rääkima ühest mehest. Mis arv kellest? Ma ei tea, kellest. Robertist. Robertist. No, milline hoog oli mehel Poolas? Jaa. Ma arvan, et see oli üllatus kõigi jaoks ja mitte väike üllatus. Et jälle, kui me teeme enne saadet vaata alati sellise ennustuse või räägime, et kes kus võiks olla, siis see loogika oli pigem see, et Georg Linnamäe oleks võinud seal poodiumi heituses olla ja Robert Jüres oleks seal top 5 sees, oleks juba super. Et vastupidi läks ja see vastupidi ei läinud niimoodi, et kellelgi seal ees midagi juhtunud oleks. Ja et see oli puhas kiirus. Et mis võib-olla sealt kõige üllatavam oli Solberg, kes sõitis ka Škodaga ja ei saanud vastu. Ei olnud seda, et poleks näiteks reedel vastu saanud ja laupäeval üle saanud, vaid see oligi konstantselt kogu ralli vältel, ta ei saanud Robertile vastu põhimõtteliselt, et Robert oli kogu aeg grammi võrra üle. Ja minu meelest oli see nagu täielik üllatus, aga ka kindlasti vajalik ja võib-olla hädavajalik kiirus, mida ta pidi näitama, et oma hooaega jätkata, sest vähemalt nii nagu räägitakse, siis Rally Estonia praeguse kalendri kohaselt peaks tal olema selle hooaja viimane ralli. Sa pole uudiseid lugenud või? Ei ole. Hommikul Peep Pahv kirjutas Delfis. Kuule, ma sõitsin autoga hommikus saati. Jüri Käo annab talle natukene nutsu ja läheb Soome ka veel. Ja üritavad leida ka lahenduse Kreekaks. No väga super, aga ma arvan, et seal peab olema see Poola tulemus. Midagi see tulemus pidi tegema. Sest ju Robert ise ka minu meelest veel pärast rallit ütles, et ma loodan, et sellest tulemusest on kasu, et ma saaks jätkata hooajaga. Ja ma arvan, et see Eesti siin ei taha kellegile karikaid juba kätte andma hakata, aga ma arvan, et ka see ralli võib olla tegelikult ralli, mis võib tuua ka lisahuvi juurde Roberti aitamiseks, et kindlasti hetkel inimesed, kes ta ümber on, aitavad teda, aga tuua ikkagi ju, kui ralli tuuakse koju kätte, siis on siit võib-olla veidikene lihtsam mingid uusi nägusid tuua juurde. Kui ma viskan õhku sellise tänamatu spekulatsiooni, kas see on Roberti õnn või õnnetus, et tal on Ott Tänak ees? Sest oleks Robert meie number 1, küll see raha leitaks. Me võime mingit paralleeli tuua võib-olla jälle lätlase Sesksi näol, kes ongi üks ja ainus. Jah, tal ei ole ees kedagi. Jah, aga eks me teame, et ikkagi sõitjal on selline mingisugune väga väike seltskond tegelikult tekib ikkagi ümber, kes aitavad ja ka Oti näitel ju on see seltskond tegelikult olnud ikkagi pigem väga väike, kes on teda aidanud karjääris, et eelkõige Oleg Krossiga. Et ma arvan, et seal selles mõttes suurt seost ei ole, et ma arvan, et tänu Otile ikkagi on see ralli Eestis sellisel rahvusspordina nagu päris tipus, ma arvan. Hakkame Markos pihta, siis tuli Ott ja seal vahepeal on olnud ikkagi kõvasid mehi veel. Ja, et ma arvan, et see on ikkagi õnn, et see sport on täna sellisel tasemel Eestis nagu ta on ja ma arvan, et ka minu karjäär kindlasti jõudis üldse nii kaugele, oli seetõttu, et ralli on ikkagi niivõrd populaarne sport Eestis ja keegi nägi nagu võimalust ja huvi, et võiks ka ennast läbi ralli kuidagi reklaamida ja aidata. No aga räägime tänasest päevast 17.30, nagu siis öeldud, avatseremoonia telgitagused ja sealt siis otse ei pea kanalit vahetama, jääge Delfi lainele. Näitame ka avatseremoonia
kuulasin siin Liis Lemsalu ja Stefani kontserti, tuleb väga vinge show. Avatseremooniaga paku mitu inimest on selle korraldamisega korraga seotud. Et see pidu saaks toimuda, mitu inimest on selle lavaga seotud. Jaa, 150. Päris hea pakkumine, 170. No. Ühesõnaga, minul on peaproov nähtud, aga tahaks näha nüüd kõiki need säravaid kostüüme ja värke. Tuled, viled, kõik jutud. Lenna ka. Jäi nimetamata. Lennal ei ole pikk tee tulla. Elab siin samas. Setomaal. See on ikka päris pikk tulla. Aga 1935 kuulus Raadi mõisapargi katse, mis on nimetatud millegi pärast Majoraadi pargiks. Ma ei saa kunagi katsete nimedest ostes aru ja kui keegi küsib mu käest kas või kodusel Virurallil, et mis katse see on, siis ma ei tea kunagi, mis katse see on. Ütle sina, kuidas peaks seda Mikiire katset inimesed jälgima? Kas see käib tõsine võiduajamine? See on nii lühike katse. Põhimõtteliselt jah, tegelikult vahet ei ole. Kui ma ei eksi, siis tegelikult seal on ka see nüanss vist sees, et need reffid, millega sõideti kvalifikatsioonikatsed, millega sõidetakse SS1, peab ka vist alustama homme. Ma ei ole 100% kindel, aga minu teada nii on. Ma tean, me rääkisime Läti ralli korraldajatega sellest, et teil on küll äge Pikerniki katse siin, aga kui nende samade reffidega, kui neid peab säästma, siis see ei ole nii äge. Selle peale ütles, et ei, uue päeva hommikul võib ära vahetada. Okay. See oli WRC. Ja. Ma ei ole 100% kindel, aga kuidagi jäi kõlama see, et autod ju jäävad siia kinnisesse parki õhtul. Sina pead selle asukoha endale selgeks tegema. Jah, ma tean, ma olen seal kinnispargis korduvalt olnud. Rally Estoniat ma olen sõitnud ise, ma arvan ikkagi 4 korda kindlasti. Roland vaikselt trügib meie mängumaale. Õhtul kell 10 on oodatud kinnisse parki intervjuusid tegema. Homme laseme eetrisse. See on mängumaa, millest ma võib-olla liiga palju huvi ei tunne. aitan hädast välja inimesi. Aga jaa, reffi teemal ma arvan, et kui nüüd juhtub see, et need reffid jäävad homme alla, siis ei ole seal nagu liiga ma ütlen, esimene service on juba pärast 2 katset või? Jah, et liiga tark võib-olla ei ole seda reffi seal kulutama hakata, aga no olgem ausad, tegelikult see on selline nagu 0, sekundite mäng, et sa silmaga ei saa kunagi aru, kas ta nüüd hoiab natuke reffi või ta ei hoia. Ja see kulumise määr on ka nagu nii marginaalne tegelikult sellise, ütleme ikkagi lühikese katse peale. Ma arvan, siin ikkagi minnakse sõitma ja eelkõige juba sõitma show pärast. Ja kui sa hakkad show pärast üle pingutama, võib ka nii midagi juhtuda. Me oleme näinud seal, et seal juhtub. Ma sõitsin eelmine aasta ju selle vanakase kõrval ja ühe tee asemel me võtsime murult abi ja siis puude vahelt trügisime tagasi. Ja. Et ta tahtis show teha mitte rahvale, vaid ka mulle. Niipidi. No, said show'd? Sain. Jaa, ei tegelikult ma usun, et ralli ikkagi hakkab esimesest kiiruskatsest peale alati, et vahet ei ole, mis plaani sa paika paned, kui kell läheb käima, siis silmad ruutus ja liiga palju enam mõtlemist pole vaja teha. Aga homme siis otse lülitus juba Tefandilt, olen näinud meie boksi, ütleme nii, et on aegade ilusaim. Tegelikult? Ja selline oote foajee on seal väga ilusate valgete toolidega. Ja laud on ka selline tip-top. Väga lahe, ma pean siis läbi käima õhtul sealt. Ja viimased uudised Lätist räägivad seda, et me saime lätlastega ka kaubale. Meil on laupäeval on stuudio Liepajas. See on mere ääres kogu see servicepark, mis sinna rajatakse nullist telkide ja nende tellingutega. Ja siis ma jäänud selle linna nime võlgu, aga siis kogu see serviceparki kolib viimaseks päevaks teise kohta. Ja see meie stuudio ka kolib. Me oleme nagu päris asjast sees. Ja siis Lätist veel rääkides neljapäeval ja reedel teeme kuskil püstijalu. Ilmselt Vabadussamba kõrval ja vaatame, kus nagu täna siin. Nagu täna siin. Ilm tuli ka meile vastu. Ja loodetavasti ilm ei sega ka Liisi ja Stefanit ja Lennat ja kõiki neid toredaid tantsijaid. Ja mis seal ikka? Nii palju ka veel, et piletid on aega veel osta. Oi, muidugi. Ralli hakkab alles täna õhtul ja tegelikult päris ralli, ütleme siis metsa vahel hakkavad homme. Räägin jälle loo. Hommikul kuulasin Kuku raadiot, sõitsin siit Tartust Otepääle ja esimene küsimus, mis siis küsiti Urmo Aavalt, et kas piletid on välja müüdud? Rallit on väga keeruline välja müüa, ütleme nii. Jah. Ei kujuta ette, et mitu inimest siis hüpoteetiliselt sinna metsa vahele peaks mahtuma? 200 000 ma pakun. Kindlasti.
ma arvan, et kõik eestlased mahuks ka siia metsa vahele. Okei, logistika läheb tuksi ja majutust ei ole, aga küll nad metsa vahele ära mahuks. No mis tõde varjat, et tegelikult saab ju päris huvitav olema näha, palju seda rahvast siit tegelikult tuleb. Jaa. Sest just oli Poola, siit otse minnakse Lätti. Et, kas Rally fänn juba on väsinud või? Jah. Ma kuulsin, et eestlane kulutab viimasel ajal meelelahutusele päris korralikult. Seda näitasid ka eile Õllesummeri galerii. No, mis seal toimus? No mega. Skuutri fänne on rohkem kui skuuter ise. Millele sa ikka muule kulutad, kui mitte õllele? Ei, ma arvan, et õlut see on nii palju jooduki, pigem nagu visati niisama näppu, aga tulge visake näppu ka siin koha peal, et mis ekraani taga ikka vaatad, et tunneb seda bensuaisu ja muda näkku. Absoluutselt. Kui tuuakse koju selline asi kätte. Mis sa soovitad rallifännil kaasa panna peale kummikute? No ma arvan, et vihmavari, mida mina mitte kunagi kaasas ei kanna ja täiesti juhuslikult panin selle eile õhtul autosse ilma teadet vaatamata. Võiks selle kaasa võtta. Ja tead, mis tegelikult veel hea mõte oleks või? Mingid snäkke kaasa võtta ise kodust või leivated kaasa, selline asi on ju. Ehitusraadio? Jah, sest need vaatamiskohad, tegelikult mida me oleme ka näinud siit, mida te tegite Urmaga, käisite katseid läbi sõitmas, siis seal oli sellised kohti, kus sa põhimõtteliselt terve päeva vaadata. Et sa ei pea hakkama võib-olla toitlustuse järtsides seisma liiga pikalt, kui sa näed, et ma ei tea, tund aega on järts ja laps võib-olla juba kõht tühi ja vingub, et emotsioon püseks hea, võta võikod kaasa ja mõnus. Ehitusraadio, Duo raadio on siis ametlik raadio ja vist levib ka Delfi levib vist metsa vahele ka või? Eestis levib igale poole. Et jälgime siis meid ja meie uudiseid ja üldse rallit. Ja homseni. Ja, kohtume juba jälle homme. 6. käik.